Esta canción es sobre España. Suvel sai käidud San Pedreros, linnake Hispaania rannikul, noor tüdruk käis tal peseta, tahtis minuga Tere! Tere! Mina olen Sandra. Ja mina olen Hans. Ja hetkel oleme kaamera sisse lüütanud siin päikeselises San Pedro linnas, mis asub Hispaania lõunarannikul. Oleme siin enda karavanis, kus me oleme elanud peaaegu aasta aega, täpsemalt 11 kuud. Ja oleme otsustanud, et paneme enda asjad kokku ja tuleme tagasi Eestisse. Siin on olnud küll väga tore aeg, hea soe, iga päev päike paistab, saab meres ujumas käia, aga Eesti suvi juba ootab meid. Preis. Ees ootas üle 6000 kilomeetri pikkune teekond tagasi kodumaale. Esimeseks sihtkohaks oli aga valitud linnake nimega El Palmar, kus ootas meid sõber Mark. Jõudsime vabalt teel asuda, kui meid oma hooletus juba karistas. Okei, ma ei tea, kui palju me sõitnud oleme juba. Mingi heal juhul 30-40 kilomeetrit. Ja meil juba juhtus esimene äpardus nimelt, et kõik meie maitseained, meepurk lendas täitsa tühjaks. Mu käe kleebu. See on päris halb. Oi, miks see meepurk tagurpidi on? Sest et see on alt katki. Yummy. Oi. Me gusta. Nasty as shit I've ever done. Break it down, yo. Yeah. Täpsemalt siis see kapiuks koos kõikide maitseainete, teepakkide, meepurgi asjadega kukkus laiali. Kõik asjad lendasid välja. The funnest. Ja nüüd me kasutame siis tavalist Jeesusteipi. Ja selline on siis meie lihtne fix. Esimene accident on meil siis nüüd selja taga ja võime rahulikult hakata edasi liikuma El Palmari poole. Sõbrale külla! Mark on meie hispaanlasest sõber, kes samuti karavanis elab. Ta on meid aidanud igasugustes olukordades, näiteks aitas ta meil autoliivasest välja tõmmata ning samas pakkus peavarju, kui karavani mootor Malagas paranduses oli. Sõidame temaga viimast õhtut veetma ja mõneks ajaks hüvasti jätma. I have your favorite chocolate. Estonian chocolate. Gracias. De nada. I still having. You You still have the... Yeah, look, open the fridge, man. Yeah, no, you don't need it because the one is yeah. on here on the door, I think. Look, here. Little bit, but... Yeah, but little. Look, like... You're saving it. Like 2 squares. Aha, so now you have 2 packs. So now I have many squares. The best chocolate. Yeah, the best chocolate that you will taste. Tol õhtul tegi Mark meile maailma parimaid hirvelihaburgereid ja ülejäänud õhtu veetsime niisama lobisedes. Sí, porque cerraron un mes. Ärkasime varakult, kuna sõite oli sel päeval palju. Enne minekut kasutasime Marki juures veel luksuslikke pesemisvõimalusi, et siis puhtana teele asuda. Okay. Räägi eesti keele. Unustasime, et meil on ainult selle ukse võti. Et me peame siit sisse saama, muidu me ei lähe Eestisse.
sun going in from window. What the fuck? It's Formula 1, yeah? Thank you, gentlemen. Sõbrale head soovid edasi antud ning temaga hüvasti jäetud, võtsime suuna Portugali poole. Ei mina ega Hans polnud kunagi seal käinud, seega ootasime põnevusega, mis tol riigil meile pakkuda on. Olles ületanud Portugali piiri, tundsime kohe täiesti teissugust õhkkonda. Minu jaoks kohati poolalik, just väikeste looklevate teede ja asulate poolest. Ka kütuse hinnad olid kõrgemad ning teed kehvemad, kuid õnnelikuks tegi see, et lõpuks oskasid inimesed jälle inglise keelt rääkida. Samuti olime me kuulnud palju imelistest Portugali randadest, mida juba õhtul uudistama minna jõudsime. See on väga lahe koht. Läheb turnimiseks. Turnime. Ise mingi plätudega. Need on matkajalatsid. Vaatad, see ei kuku. Libisesin juba. Siin on pissi äis. Siin on pissi äis. Mis sa arvad, Sandra? Ütleks, vaatepilt on 10/10 suht. Me arvame, et me sõidame edasi, kuna siin oli karavane päris palju. Sandra teeb imeilusat bumerangi. Instagram. Follow Sandrat. Cassandra, ma ei oska seda öelda tähtaja. Aga jah, me plaanime edasi sõita siis... Mingi 40 kilti. 40 kilti kuskil rannapiiril. Lõvalt. Tollel päeval oli üle 700 kilomeetri selja taha jäetud, mis koos mitmete ummikutega venitas sõidu päris pikaks. Ööpimeduses kämpimiskohti jõudes olime valmis magama minema, kui me tulid kimbutama kutsumata külalised. Mis ma rääkinud on? Ma hakkasin meil õhtul magama minema ja siis täpselt enne seda, kui ma pain tulekustu, jooksis üks suur prusakas. Ma võtsin selle. See on vajalik, sest et seal on nii palju prusakaid Hispaanias. Nad on umbes sellised. Mega suured. Ja siis ma tapsin ta ära. Ta on seal kraanikausis ja ma ei taha teda puudutada. See on rõve. Peale seda tuli veel teine ja ma arvasin, ma tapsin ta ära, aga tegelikult ta mängis surnud, ta jooksis ära, nii et ma ei tea, kus ta on. Taha katsuda. Vaata. Shit. Vabandust. Fokusseerin ära. Kui. Okei, igatahes me oleme jõudnud Portugali. On hommik, kell on 8 hommikul. Me oleme valmis liikuma hakkama. Tahad sa filmida, kuidas sa auto häält teed? Ma tõin ise häält. Meil on kenekeli, veits lodo. Seda me peame pingutama nüüd lähiajal. Ja loodame, et auto läheb käima ilusasti. Veits lodo on vähe öeldud. Kohe kuulete. Oh. What is this? See on tavaline. Auto ilusasti üles soojendatud, liikusime järgmise ranna poole. Hommik oli küll hall, kuid kohale jõudes ajas päike ennast nagu kellavärk pilve tagant välja. Kell on 8:50 hommikul
ja me oleme tulnud siia Praia de Marinha randa, mis on, ma arvan, kindlasti kõige lahedam rand, mis ma maailmas näinud olen. Snorgeldajad on seal. Lähevadki. Mingi pulk on käes. Ja üks Nad püüdma midagi. Üks lest on ka käes. Et ta saaks hiljem jalga panna, et saaks kõndida sisse. Okei. Lähme sinna alla randaga. Ilmselt jõuame siit välja. Ägedad seinad. Ja siin on inimesed käinud enne. Yes. Kellegi sandaal. Ei, see ei ole. See on flip-flop. Kuna meil Portugalis on suhteliselt vähe aega, siis me otsustasime, et jätame Lissaboni jätame vahelt ära, sest muidu me ainult sõidame, siis me ei näe mitte midagi. Siis me põhimõtteliselt raiskame aja sõidu peale. Kahjuks on meil piisavalt kiire graafik, et ei jõua niisama chillida aega. Aga vähemalt me näeme siukseid kohti nagu siin. Võrrat. Cool. Ja päike läkski pilve ja tundub, et sellel tripil me enam vist väga palju päikest ei näe, sest Sandra vaatas ilmateadet ja lubas iga päev vihma kuni Belgiani välja. Peale randasid saatis meid vihmane tee sisemaale. Seal ootasid meid spontaansed muuseumikülastused, apelsiniraksus käimised ning läbi udu paradiisi sattumine. Sellest kõigest juba järgmises osas.